Lõpuks on see juhtunud. Valge Maja kinnitas ametlikult, et USA president Donald Trump on valmis täielikult toetama põrgulikke sanktsioone Venemaa vastu. Seesama eelnõu, mida lahkunud Lindsey Graham pidas oma elutööks. Pärast 2-aastast võitlust ja autori surma sai dokument lõpuks USA presidendilt rohelise tule. Veelgi enam, täna, 13. juulil muudeti seda isegi senatis rangemaks, lisades paar huvitavat punkti. Kuid siin on üks ebamugav tõde Donald Trumpi enda jaoks, millest tasub eraldi ja ausalt rääkida. Kui Washington 2 aastat paberid kooskõlastas, kehtestas Ukraina juba oma sanktsioonid. Neid nimetatakse kauglöögi sanktsioonideks. Ja need, erinevalt Ameerika omadest, toimivad juba praegu ja toimivad edukalt. Täna sai teatavaks, et Venemaa nafta töötlemine on langenud 2005 aasta tasemele. Ja Vladimir Putin tunnistas esimest korda avalikult, tsiteerin, jah, ukrainlased tekitavad meile teatud probleeme naftatoodetega. Selles saates räägime sellest, mida täpselt toetas Donald Trump ja millal see tööle hakkab. Miks osutusid Ukraina droonid tõhusamaks kui Ameerika sanktsioonid? Peamine küsimus on, kas Donald Trump kirjutab need sanktsioonid lõpuks alla või on see taas vaid katse hirmutada Vladimir Putinit? Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal. Liigume 300 000 tellija poole. Olen tänulik just teie isikliku tellimuse eest. Tellige kanal. Niisiis, salvestan seda saadet juba hilja öösel 13. juulil. Samal ajal kui kahjuks venelased jätkavad praegu raketirünnakuid Ukraina pealinna vastu. Aga uudis on tõesti kuum ja see võib venelaste jaoks osutuda saatuslikuks. Valge Maja esindaja teatas CNN-ile, et Donald Trump on pärast vestlust Lindsey Grahamiga enne tema surma lõpuks valmis toetama seaduseelnõu põrgulikest sanktsioonidest Venemaa vastu. See on kriitiline. USA presidendi otsus võib selle dokumendi kongressis kiiresti edasi viia. Tuletan meelde mehhanismi. Lindsey Grahami seaduseelnõu avab Donald Trumpile tee kehtestada kõrged tollimaksud kriigi nende riikide impordile, kes jätkavad Vene nafta, uraani ja maagaasi ostmist. Jutt käib 5 vahendajariigist, kes ostavad odavat Vene naftat, et seda hiljem edasi müüa. Või naftatooteid, mis on toodetud Vene naftast. Selle seaduseelnõu kaasautoreid on nüüdseks juba 85 senaatorit. Sellest piisab isegi presidendi veto ületamiseks, kui Trump peaks äkitselt meelt muutma. Aga Valge Maja allikad on muidugi üks asi. Nemad kinnitavad, et Trump toetas lõpuks neid põrgulikke sanktsioone. Aga siiski esines Valge Maja allikas anonüümselt, kuid täna isegi vabariiklaste enamuse juht John Dunn kinnitas seda avalikult. Valge Maja töötas tihedalt koos Lindsey Grahamiga selle põrgulike sanktsioonide seaduseelnõu lõppversiooni teksti kallal. Järgneb tema tsitaat. Selleks on vaja nii demokraatide kui ka vabariiklaste pingutusi senatis. Kuid ma loodan, et meil õnnestub see ära teha. See seaduseelnõu on senaator Grahami poliitiline pärand. Demokraat Richard Blumenthal, Lindsey Grahami kaasautor, sõnastas panuse üsna emotsionaalselt ja ütles, tsiteerin, selle seaduseelnõu kiire vastuvõtmine senaator Grahami mälestuseks tuleks käsitleda kui väärikat austusavaldust. Just sellest me rääkisimegi, kui ma viimati temaga nädalavahetusel suhtlesin. Tahan märkida, et praegune Venemaa vastaste karmide sanktsioonide versioon näeb ette teiseseid sanktsioone kolmandatele riikidele. Tõkestavate tariifide kehtestamine 500 ulatuses nende riikide kaupadele, kes jätkavad Venemaa energiatoodete nagu nafta, uraan ja maagaas ostmist. Samuti näevad need sanktsioonid ette finantsblokaadi, see tähendab rangeid piiranguid suurimatele Venemaa pankadele ja oligarhidele ning investeerimiskeelu, täieliku Ameerika investeeringute blokeerimise ükskõik millisesse Venemaa energeetikasektorisse. Ka Donald Trump ise on oma seisukohta oluliselt muutnud. Tuletan teile meelde vaid ühte episoodi, et mõista, kui palju tema retoorika on muutunud. 8. juulil kohtus Donald Trump Volodõmõr Zelenskiga NATO tippkohtumisel Ankaras, kus ta kiitis Ukraina relvajõudude lööke Venemaa pihta, nimetades neid sammudeks, mis toovad rahu lähemale.
Samal ajal teatas Trump avalikult, et just sel päeval, 8. juulil, helistab ta kindlasti Vladimir Putinile ja arutab temaga rahuläbirääkimisi. Kuid siis toimus Trumpi ja Zelenski kinnine kohtumine, mille käigus öeldu pole meile lõpuni teada. Kuid täna on juba hilisõhtu 13. juuli. Aga Trump ei ole siiani Vladimir Putinile helistanud ega maini tema nime enam üldse avalikes aruteludes. Ja siin ongi kõige olulisem. Donald Trump võib tõepoolest lõpuks toetada sanktsioone, et jõuda veel viimasele võidukale rongile, võib nii öelda. Kui Washington alles kooskõlastas põrgulike sanktsioonide seaduseelnõu teksti, oli Ukraina juba saavutanud tulemuse, mida ei toonud ei 1000 sanktsioonid ega 4 aastat diplomaatilist tegevust. Nafta töötlemine Venemaal kukkus alla 4 miljoni barreli päevas, mis on madalaim tase alates 2005. aasta märtsist, ehk siis peaaegu kogu Vladimir Putini valitsemisaja madalaim tase. Aastaga on langus olnud peaaegu 1,5 miljonit barrelit päevas ja see kõik on Ukraina kaugmaarünnakute tulemus. Täna teatas Ukraina julgeolekuteenistus, et viimase 100 päeva jooksul on toimunud umbes 50 rünnakut Venemaa kütuseobjektide vastu, ainult kütuseobjektide vastu, ehk siis iga 2 päeva tagant toimub kuskil väga suur rünnak. Armee löökide alla on nüüdseks praktiliselt kõik Venemaa naftatöötlemistehased juba tabatud, vähemalt esimesed 10 suurimat on kõik pihta saanud ja mõned neist isegi mitu korda. Ja nüüd tähelepanu, Venemaa on salastanud ametliku statistika kütusesektori kohta. Analüütikutel tuleb tegelikke kaotusi hinnata naftaväljade ja mahutite satelliitjälgimise põhjal. Kui riik hakkab numbreid varjama, siis see ongi katastroofi tunnistamine, mitte lihtsalt probleemi, vaid tõelise katastroofi. Tuletan meelde, et Putin kiitas alguses sellega, et löögid naftatöötlemistehaste pihta polevat ohtlikud, aga nüüd keelab ta venelastele rääkida, milline olukord naftatöötlemises tegelikult on. Ukraina löökide tagajärjed tulid lihtsalt laviinina. Ja ma tuletan meelde, et Venemaa kehtestas täieliku bensiini ekspordikeelu, siis lennukikütuse ja nüüd ka diislikütuse ekspordikeelu. Venemaa on üks maailma võtmeeksportijaid. Diislikütus kadus turult, tõstes maailmaturu hinnad mitmeaastastele tippudele. Bensiini tootmine katab vaid 65% hooajalisest vajadusest ja lõplik alandus nafta suurvõimule. Ma tuletan meelde, et Vladimir Putin ise, kui ma ei eksi, see oli kas 2007 või 2008 aastal, esines seal NATO liikmete ees, kui teda veel nendele tippkohtumistele kutsuti. Ja siis ta ütles, et Venemaa, te ei tohi unustada, me oleme energia suur riik. See on suur riik ja te peate sellega arvestama, muidu külmute kõik ilma Vene gaasi ja naftata. Nii et see nafta suur riik impordib lõpuks bensiini Indiast ja Kasahstanist. Ja nüüd mõelge korraks. Venemaa müüb oma naftat Indiale ja isegi osaliselt Kasahstanile allahindlustega, suurte allahindlustega. Ja siis on sunnitud nendelt riikidelt tagasi ostma. Seda sama Vene naftat, aga juba kõrge turuhinnaga töödeldud kujul bensiinina. Selline ongi see nafta suurriik. Lõpuks pidi isegi Vladimir Putin tunnistama, et probleeme on palju. Täna 13. juulil foorumil Rahvarinne kõik võidu nimel tegi Vladimir Putin seda, mida ta oli kuid vältinud. Järgneb tema tsitaat. Jah, ukrainlased tekitavad meile praegu, nagu öeldakse, teatud probleeme naftatoodetega. Arvan, et olukord paraneb järk-järgult. Aga Venemaa energeetika põhialus on väga tugev ja usaldusväärne. Kuidas teile selline kõrvalehiilimine tundub? Mulle nii meeldib, kui venelased hakkavad välja mõtlema igasuguseid konstruktsioone selleks, et see metsistunud natuke rumal venelane ei saakski aru, mida talle tegelikult öelda taheti. Vladimir Putin ütleb, ukrainlased tekitavad meile hetkel, nagu öeldakse, teatud probleeme naftatoodetega. No ütle otse välja, meil on kütusekriisiga täielik jama, tõsised probleemid, aga tema hakkab passima. Siis ütleb ta, et üldiselt on meie energiabaas väga usaldusväärne. Seega ma loodan, et tulevikus läheb kõik põhimõtteliselt hästi. Asjad hakkavad paranema. Aga enne seda oli Putin sunnitud tunnistama ka igapäevast poolt. Ja ikkagi ütles ta, tsiteerin, probleemid nii autojuhtide kui ka ettevõtete jaoks püsivad. Ja järjekorrad kahjuks on samuti tanklates olemas. Ja vajaliku bensiinitüüpi ei ole alati võimalik leida.
ja edasi hakkasid tulema ähvardused, mis näitavad mitte jõudu, vaid jõuetust. Vladimir Putin trampis vihaselt oma lühikese jalaga ja teatas, et mingid negatiivsed vastused saavad olema sümmeetrilised ja mitu korda võimsamad. Ma olen juba 1 miljon korda korranud, et pesemata Venemaa ei saa vastata, sest ta on agressor. Lihtsalt öeldes ütleb Putin, et jah, probleeme on palju, aga me anname neile kohe tunda, nii et ärge muretsege. Ja teie venelased kannatage. Teie olete ju harjunud sellega, et peaasi, et naabritel oleks halvasti, nii et nüüd me teeme neil elu kibedaks. Aga kütusekriis ei puuduta enam ainult majandust. See on jõudnud rindele, mille nimel see kõik üldse alguse sai. Vastupanu liikumise Atesh andmetel on Vene väejuhatus Ukraina lõunaosas piiranud mobiilsete tulegruppide ja õhutõrjeüksuste tankimist. Ja siin ma rõhutan veel kord, mõelge selle nõiaringi peale. Ukraina droonid ründavad Venemaa naftatöötlemistehaseid. Venemaal hakkab kütus otsa saama. Neil ei ole millegagi tankida õhutõrjeüksusi, mis peaksid alla tulistama neid droone, mis ründavad naftatöötlemistehaseid. Droonid lendavad seega vabamalt ja ründavad järjest uusi naftatöötlemistehaseid, aga mulle tundub, et see on üldse geniaalne. Ja rünnakud ei lõpe. 13 juuli öösel ründas SBU patrullkaatreid ja tehnikaga angaare Bagerovo lennubaasis Krimmis. Port Kavkazi, Krasnodari krais ja naftabaasi reservuaari park Stavropolis. Tabamuse said radarjaam Nebo U ja S-400 laskeseade Kertši lähedal. Ka Aasovi merel põles üle 10 laeva. Need olid nii tankerid, parvlaevad, kuivlastilaevad kui ka pukseerimislaevad. Tulemus Ameerika sanktsioonid, niinimetatud põrgulikud sanktsioonid, võivad lõpuks tõeliselt mõjuma hakata. USA sanktsioonid peaksid tabama mitte Venemaad, vaid neid, kes annavad Kremlile raha. Hiinat, Indiat, Brasiiliat ja üldse kõiki naftaostjaid. See on löök tuludele, millest rahastatakse sõda, kuid tuleb oodata. Isegi kui seaduseelnõu vastu võetakse ja Donald Trump sellele alla kirjutab, jõustub märkimisväärne osa sanktsioonidest automaatselt alles 30 päeva pärast. Lisaks kulub kuid selleks, et ostjad saaksid oma logistikat ümber korraldada. Ja seetõttu avaldub nende sanktsioonide tegelik mõju mitte varem kui, ütleksin, talvel. Ja sedagi ainult siis, kui Trump tõesti päästikule vajutab. Aga Ukraina sanktsioonid toimivad koheselt. Sellegi poolest oleks see ideaalne kombinatsioon, ehk siis Ukraina lööb nafta ümbertöötlemise rivist välja, vastavalt sellele kaotab Venemaa võime iseennast varustada ja sõdida. Ja need sanktsioonid löövad tooraine ekspordi väll ja Venemaa kaotab raha. Üks töötab ilma teiseta muidugi, aga töötab poole jõuga. Aga koos on see tõeline Kremlile kägistamine. Aga kas Trump kirjutab sanktsioonidele alla? Küsimus on lahtine. Argumendid poolt. Valge Maja kinnitas esimest korda ametlikult valmisolekut. Senaatori surm, ükskõik kuidas see ka ei kõlaks, muutis seaduseelnõu au küsimuseks. Selle vastuvõtmist esitletakse kui austusavaldus suurele senaatorile. Vastuväited. Trump venitas aastaid. Ta nõudis laiemat presidendivõimu. See tähendab, et ta tahtis ise otsustada, kas rünnata või mitte. Ja mis kõige tähtsam, 500% tollimaksud löövad Hiina ja India pihta. See ähvardab juba inflatsiooniga Ameerika Ühendriikides vahetult enne novembri valimisi. Nii et aus prognoos on, et seaduseelnõu võetakse tõenäoliselt vastu. Võetakse vastu. Aga seaduse vastuvõtmise ja sanktsioonide rakendamise vahel on kuristik. Sest just Trump otsustab isiklikult, kas Kremli pihta lüüa või mitte. Siia panen 3 punkti, teie arvamus, teie järeldused, kirjutage selle saate all kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna. Ja sõbrad, eriti need, kes on Kiievis, hoidke end, ärge jätke õhuhäire signaale tähelepanuta ja kindlasti minge koju varjendisse, sest seni kuni meil ei ole usaldusväärset kaitset Venemaa ballistiliste rakettide eest, kahjuks Putin püüab seda mõjutushooba maksimaalselt ära kasutada. Seetõttu panen siia 3 punkti. Hoidke end. Kõigile head aega!